donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere! Meie oleme reisil jälle, et üle hulga aja sees. Et hetkel oleme Poolas, suht alles vist jõudnud üle piiri, aga natuke maad ikka sõitnud ka juba. Ja Varssavini on umbes 300 kilomeetrit siis. Ja meie selle reisi või puhkuse eesmärk iseenesest on siis Lõuna-Poola. Et öömaja on meil Strüüsovis, 3 nädalaks on meil seal ilus maja broneeritud. Aga esimene peatuspaik või sihtkoht on Varssav, kus me oleme siis 2 ööd. Et ehk siis homse päeva oleme Varssavis ja esmaspäeval läheme siis edasi. Et täna on laupäev, 29. mai. Ja tagasi koju me jõuame siis 24. juunil, et päris pikalt võtsime ette. Eelmine aasta jäi ju nagu põhimõtteliselt vahele puhkus tänu koroonale, et see on meil siin juba üle aasta nagu teemaks olnud ja seoses selle koroonaga on ka reisipiirangud, et me ise oleme nüüd vaktsineeritud, meil on vaktsineerimistõendid olemas selle jaoks, et kui on vaja tõestada, et Poolas muidu on kohustuslik karantiin 10 päeva, aga et siis seda karantiini vältida, siis selleks on need vaktsineerimistõendid. Ja selleks, et Lätist läbi saada, käisime eraldi tegemas testi, koroonatesti. Õnneks olid need negatiivsed, nii et saime kenasti ikkagi reisile tulla. Aga nagu ikka, et ega tegelikult keegi ei küsinud meilt siin tee peal kordagi. Ei ole meilt küsitud ei neid tõendeid, ei negatiivseid teste, mitte midagi. Aga hea on endal ka teada, et kõik on korras ja saab rahulikult reisida. Maski kohustus on igal pool, nii et ühtemoodi. Nii Eestis kui Lätis, Leedus, Poolas, igal pool. Mis veel põnevat? Nüüd siis sõidame ja eeldatavasti siis nii 5 paiku ikka peaksime olema oma hotellis siis Varssavis. Siis vaatame edasi. Oleme siis jõudnud Varssavisse. Kell on praegu siis 4:45 õhtul. Ja me tegelikult olime juba oma hotelli ees, aga nüüd otsustasime, et ikkagi poodi tahaks ka. Ja, et poodi tahaks ikka ka minna ja siis nüüd otsustasime, et lähme käime siis Tescos ja siis tuleme tagasi siia hotelli, nii et umbes 4 kilomeetrit pole pikk maa minna. Siis saime siia hotelli juurde ära parkida. Ja hotell ise on siis selline, lähen kohe vaatame maja eest ka. Tegime check-in'i ära. 2 ööd tuli siis 91 eurot kokku. Nii et üldiselt mõistlik hind, et hommikusöök on meil ka hinna sees ja selline hotell siis. Best Western. Nii, meie hotelli tuba siis. Et uksest sisse ja selline päris suur ja avar tuba. Et siin on siis voodid ja rõdu on meil olemas. Televiisor ja isegi kööginurk on siin olemas, nii et oleks me seda teadnud, oleks poest võib-olla teistsugust sööki võtnud. Meil on isegi pliit ja kõik olemas, aga ma nagu ei teadnud, et selline tuba on. No mis siis ikka? Vorstid võime soojaks teha näiteks. Ja selline päris uhke rõdu on siis on ka veel selline suur ja ma ei tea, see peab nurga teha ka. Selline kaarega rõdu siis. Vaade on ka olemas ja sõin veel tahad. Tere hommikust. Hommik. Meil on uus päev tulnud vahepeal. Yeah. Oleme ennast välja maganud lõpuks. On nii? Jaa. Jaa. Et oleme siis Varssavis
ja täna meil oli siis selline tore plaan, et lähme M1 shoppama. Hästi vahva plaan. Millega siis juhtus nii, et ma vaatasin internetist, et erandkorras 30 mai on M1 kinni. Nii et veab meil. Aga nüüd me siis peame otsima endale uut tegevust, et vaatame, kas leiame siis mingi teise põneva ostukoha või mis me siis üldse teeme. Ja siis hommik hakkas nii vahvasti pihta veel, et me lõhkusime kohe esimese asjana ühe kohvitassi ära. Et nõud on meil nii, et köögis on, need köögikapid on täiesti nõudest tühjad, mitte ühtegi nõud ei ole, siis 2 tassi meil anti, nendest me suutsime ka ühe ära lõhkuda. Et neid on meil ka nüüd 2 peale 1 ainult. Nii et hästi tore. Aga noh, eks vaatame, saame hakkama. Vaatame, mis päev toob siis. Varsti lähme hommikus sööma ja siis vaatame edasi. Saime oma söögid kätte siis, et siin oli siis selline teenindus, kõik pandi taldriku peale, küsiti, kes mida tahab ja nüüd siis hakkame sööma. Ja tisu! Tere! Me mõtlesime, et lähme loomaaeda, aga me loobusime sellest mõttest, sest et kui näha, siis milline rahvamass siin on. Järjekord on siuke loomaaeda sisse. Selline. Tere hommikust! Meil on esmaspäev kätte jõudnud, 31 mai ja nüüd siis oleme sõitmas oma Strüüsovi maja poole. Ja Varssav on meil nüüd juba vist eeldatavasti selja taga, et me siin ilmsesti palju keerutasime ja tiirutasime, sest üks viadukt oli kinni ja see tumm tahtis, et me ainult seda viadukti kasutaks, mis kinni on, aga me ei nõustunud temaga teekord. Aga nüüd siis loodetavasti saame linnast välja või olemegi juba väljas ja et oleme õige suuna peal, et Lublini poole oleme hetkel teel, et Lublinis meil on plaanis käia ühes kaubanduskeskuses. Ma seda nime enam ei mäleta, Sklepki või ma ei tea, mingi kaubanduskeskus suur, et käime seal natukene shoppame, vaatame ringi ja siis juba edasi siis oma öömaja poole. Et see peremees Adam saatis pika kirja meile, et ise ta ilmselt kohale ei tule sinna, et saatis meile kõik koodid ja asjad, et kuidas me ise majja sisse saame, nii et selles mõttes meil seda pinget ei ole, et keegi meid kusagil ootaks ja et peame kellaaja peale kohal täpselt olema. Rahulikult ise lähme omas tempos. Aga nüüd sõidame, siis meil on 175 kilomeetrit Lublini kaubanduskeskusesse ja siis vaatame edasi. Nonii, Skende siis. Enne mul oli mingisugune vale nimi meeldus. Aga nii. Et me oleme juba suht koht siis siin lõuna pool juba ikkagi. Üsna lõunas juba, jah. Vahepeal siis see poeskäik on nüüd kenasti tehtud juba tükk aega tagasi. Et seal oli Piedronka, kus me käisime, et umbes 60 euro eest ostsime siis kaupa, 272 lotti läks maksma vist, jah. Igasugust kaupa, nii et on mitmeks päevaks. Et siin on juba ilusad vaated. Nii ägedad. Aga oma selle majani meil on veel umbes 142 kilomeetrit sõita. Vau, olemegi kohal. Saime ilusti siia sisse, postkastist leidsime võtmed. Peremees oli jätnud meile koodi siis 7661, millega saime võtmed kätte ja nüüd siis on võimalus hakata tutvuma ümbrusega oma asjad siis tuppa viia ja selline maja siis. Et siin kõrval on ka maja, Tarvi arvas, et peremees elab äkki siin. No ei tea. Tšau! Tšau! Et aed on hoolitsetud, jah. Aga üldse me vaatasime, et Poolas on tegelikult aiad on kõik nii korras ja ilusad kõik, et väga ilus on kõik. Siin maja taha ka ja siis teeme toas ka tiiru, vaatame tuppa ka. No nii, saime siis tuppa ilusti, kenasti.
siin on siis elutuba. Selline. Ja siin on siis selline köögi või söögitoala ja köök läheb siia. Siit siis, siin on köök. Kusjuures ma lugesin, kui ta mulle meili saates, siis oli kirjas, et ta on meile suupisted ette valmistanud. Ainsad suupisted, mis me leidsime, on need siin, ma ei tea. See siis on see suupiste vaagen või? Omal seda teab. Aga igal juhul köök on selline. Külmkapp on siin eraldi köögi kõrval asuvas ruumis. Nii. Ja lähme siis vaatame magamistubasid ka. Et selline koridor. Siin on üks vannituba, see on duširuumiga. Selline. Siis siin kõrval on selline ruum, siin on siis tolmuimeja, pesumasinad, pesuvahendid, vali millist tahad. Nii, siin teisel pool üle koridori on üks väike magamistuba. See on selline ühe inimese magamistuba, sellest saab Arvi sinu garderoob. Sobib, jah? No jah. Sest siin ei ole riidekappi. Teises magamistus on riidekapp, mul on vaja oma kleidid sinna panna. Nii et sellest saab minu garderoob. Siin on riidekapp ka ja. Et sellised toad. Ja siin on siis magamistuba. Selle me siis hõivame ise ära. Et selline magamistuba. Ja siin magamistuba taga on siis veel üks vannituba. See on siis selline, see on vanniga vannituba. Nii et päris uhke elamine ikka. 3 nädalaks saame siis ennast siia sisse sättida. Ja siin on ka üks uks, aga seda me ei saa avada. See on garaaž ilmselt läheb, et oli, et garaaž ei ole külaliste kasutuses. Et selline elamine siis. Aga siis vaatame veel terrassi peale ka. Nii, terrassi peale saab siit suurest toast, elutoast. Et siin on siis istumise osa ja sealt see taga on vist mingi kuur, siis ma arvan, see väike. Ilmselt mõned naabrid on siin ka ümberringi, aga üldiselt on ikka privaatne. Grill on selline. Saab liha kiikuma panna. Kaed on ilus korras ja ilus. Hakkame nautima siis. Mikkust? Hommik. Lähed kuhugi või? Jah, küla peale. Küla peale. Ja me mõtlesime nüüd minna Strüüsovisse siis vaatama, mis poed on, et need on vist siis nagu saavad olema meie kodupoed. Et 1. juuni on kätte jõudnud teisipäev ikka, jah. 1. juuni. Siit ma ei tea, peab tagurpidi välja ajama või saad sa edaspidi. Kas saab ringi keerata auto. Igal juhul lähme siis sinna Strüüsovisse ja vaatame, millised poed seal on siis. Näitan natuke meie kodutänavat ka siis. Siin on siis teised majad ja siin mägede vahel. Tuleme mäest alla praegu. Sielona oli selle tänava nimi. Sielona tänav. 100 meetri pärast hoia paremale. No võt, käisime siin Tescos poes siis. Ilmselt kõige mõistlikum pood. See on umbes 5 kilomeetrit meie kodus siis ja päris asjalik, normaalne pood. Ja vaatame nüüd veel edasi, et siin kõrval on Orleni tankle, kohe peale seda on Lidl. Et siis sinna läheks ka. Ja siis samas üle tee, siit praegu jääb siia taha peitu, aga muidu seal üle tee on veel Biedronka, et vaatab siis, võib-olla saab sealt ka veel midagi head vaadata, et siit see Lepatriinu märk kusagilt paistab Biedronka, leidsin üles. Siin oli veel autopesula vastas, võib-olla peseme lõvigi veel puhtaks. Nii et selline
linn on Strüüsov, no kesklinna me pole veel jõudnudki muidugi. No nii, me oleme Strüüsovi kesklinnas. Ikka väike plats on siin keskel, et poes on meil käidud ja natuke siis uudistaks seda linna ka, aga mitte väga pikalt. Autos on ikka päris palju sellise väikse linna kohta. Naljalt kuhugi autot panna ei ole. Kaubanduskeskus, Centrum Handla. Käisime siin keskus ära, see on tegelikult toidupood lihtsalt, et mingit muud kaupa seal ei olegi, et lihtsalt mõmmi siin asjatab lastega. Nii, siit sellest kohalikust poest, väike pood, siit me saime kohalikku Poola maasikat 18 lotti kilo, et siis proovime ära, kuidas maitseb, nii et väga hästi. Nii mõtlesin, et lähme hiilime, vaatame, mis see Arvi teeb seal õues. Mis teed siin? Üritad süüa teha? Üritad meile süüa teha, nii tubli mees. Mis sa siia siis oled kokku keeranud? Mis need on? Kana oli see või? Ei olnud, see oli liha. See on liha. See on eriti terav. Chili. Eriti terav. Vaatame, mis meil laual veel on siis head. Ma sain kohalikke Poola maasikaid, mis ma täna ostsin. Melanit on meil. Ja siis meil on mingi naljakas vein. Gruusia oma. Mingi Gruusia vein. Me pole veel maitsenud, ei tea. No pudel on küll poolik, aga need on veel klaasides, me ei ole veel joonud. et ei tea, eks vaatame. Aga selline tore grilliõhtu siis, et päike veel paistab ja temperatuur on üsna, võiks olla suve kohta parem, aga pole ka kõike hullem. Ma ei tea, palju siin praegu on, võib-olla mingi 17 kraadi või 16, hoidi head lõhna juba tuleb. Mõnus. Nii et varsti hakkame sööma ja homme äkki lähme siis veidi pikemale sõidule ka, et lähme. Mõte oli Samossi linna minna, et vaatame, kuidas ummikud meid sinna lubavad. Aga meile siis head isu varsti. Tere hommikust jälle. Meile on vahepeal jälle uus päev tulnud. Täna on siis kolmapäev ja 2. juuni. Ja praegu siis mõtlesime, et sõidame sellisesse linna nagu Samos. Et see pidi olema selline ilus väike linnake, pluss seal on loomaaed. Et plaan on kõigepealt siis need ära käia ja siis vaatame, et kas ilmselt me ei jõuagi täna mujale, et siis juba tuleme koju tagasi. Mis ongi täitsa okei. Ilm on selline, võiks parem olla, aga praegu näitab 14 kraadi, lubab päeva peale 17-18, et loodame, et siis nii on. Nii et vihma ei tuleks, see on kõige tähtsam. Jõudsime siis Samossi linna. Tundub, et siit üle silla saabki sinna vanalinna kohe. Ja mingi parkla leidsime ka siit. Raha keegi nagu ei küsinud, et vast siis võib lõvi siin nii kaua oodata meid ilusti. Et lähme siis jalutame linna peale. Toominga tõid sõõd inimes. Kastan. Kastan hoopis või? Need küünlad tulevad kastanile. Tead, et kastanil tulevad kastanimunad ka. Seda Samossi linna on siis kutsutud ka renessansi pärliks ja suures osas on selle geniaalse
on see tehtud nagu selle geniaalse Itaalia arhitekti Bernardo Morando kavandatud on see vanalinn siis kõik. Ja kujutab endast ainulaadset näidet maneristliku stiilist koos renessansiaegse linna ideaalidega. Kohe läheme siis Turuplatsile ka jõuame. Siis kirikusse sisse, see oli paraafia katedraal oli selle nimi, kus me praegu oleme. Nüüd oleme siis Samossi vanalinna Turuplatsil. See pidi olema ka siis UNESCO maailmapärandisse kantud see Samossi vanalinn. Siin välikohvikud on avatud ja rahvas istub ka juba. Ne vaata, seal on äkki neid magneteid, vaata, seal on mingi suveniirileht, sinna lähme vaatame. See Raekoja hoone, aga ma tahtsin tegelikult siin kõrval neid maju näidata, et siin on, need on nii ilusad mustrid on siin majadel peal, sellised sellel ja sellel sinisel majal ka niisugused uhked majad. Tulime nüüd Samossi loomaaeda. Lähme siis vaatame, ostame piletid ja lähme käime loomaaias täna. No ja saimegi sisse 56 slotti oli siis kahe peale, et siis 28 slotti, üks täiskasvanu pilet. Ja nüüd lähme mõmmikuid otsima, mõmmisi vaatame. Siin on Amazonase kuuritsad. Aga nad vist ei jää hästi näha meil siin. Jumal magab seal üleval, aga võre on nii ees, et ega väga hästi ei paista. Lähme karusi parem otsima. Leitsime mõmmi üles. Magab siin niimoodi. Näed, kuidas mõmm magab. Ta on varjus, vaata päikese eest ära. See on ilus elamine neil siin. Kitsad siin. Tere kitsakesed. Miks on pisike ka, pojad on ka mitu tükki vist on pisikesed. Sellised tuttpütid ka siin. Tilki vikkuma. Ja, näe, nüüd seisab ilusti. Poseerib. Võime mingi kalamaja on siin. Aga ma ei tea. Sa nägid, prussakad olid või? Kasvatame prussakad. Äkki saab koju kaasa osta suveniiriks. Mis siin? Vaatan seda ka. See on ka mingi kasvatus. Ma ei tea. Lähme üles teisele korrusele. Nii ilus. Väikese vari, nüüd on. Muidu tulime siia teisele korrusele korra, et siin on põhiliselt putukad ja mingid sellised loomad. Selline. Teinestav, jah? Kapsas paneb. Lõuna. Näe, teine tuleb ka sööma kohe. Need tuleb sealt. Siin on kohe terve perega nagu restoranis, vaata.
7 tükki või? Vaataks üks suur press. Piisu. Miks siia pole? Ta ei suutle suga, jah? Kalle juhul. Tal midagi toimub seal, ma arvan, talle hakatakse sealt süüa andma või midagi. Ja pärast ta on seal nii närviliselt. Ilmselt küll, ta ei tule siia. Ei tule, jah. Ta ootab mingi toimunud. Kaelkirjakud nähtud ja loomaaia ring on meil tehtud. Ja lähme siis tagasi auto juurde. Siis meil on nüüd plaanis siin Samossi linnas käia veel Carrefouri poes. Et tundus, et on selline suurem market. Kuna homme me üldse poodi ei saa, et homme on see Corpus Christi Day jälle. Et siis on kõik poed kinni. Poolas on riigipüha. Ja homme me peame siis ennast kuidagi teisiti lõbustama. Aga nüüd siis käime Carrefouris ära ja ilmselt siis on ikkagi sõit kodu poole, sest et päris pikk maa oli sõita. Siit me tulime minu meelest. Jah. Et päris pikk maa on veel kodu poole sõita, nii et üle 3 tunni. Üle 3 tunni, jah. Et siis hakkame kodu poole tagasi minema. No nii, käisime siin Carrefouri poes siis. Selline päris suur on. Parkla on ka näha, kui suur. Ja ostsime siis kaupa. Kokku oli meil 301 lotti. Ehk siis ma arvutasin ära, et see oli 67 eurot umbes. Ja kaupa on meil siin ikka igasugust. Kõike. Ja mis sina teed? Huvitav, see jura lahti. Meil ei ole kotte. Otsustasime prügikottidesse pakkida asjad. Ja hakanud ostma. Ega raha raiskama lihtsalt oma lollust. Ei võtta kotte kaasa koduma. Aga nüüd siis lähme koju edasi.